iga kord, kui ma olen seal tööl, eks ju, siis mul tuleb hoor see lõunapaus, mõtlesin, et hoor küll, lähen sinna Rimisse jälle, siis mõtlen, et fuck, et mul on nii mööda munni, et miks ma pean jälle sinna minema, miks ma ei võiks minna kuskile, ma ei tea, R-kioskis ostan endale mingi hoor sandwich, eks ju, ja lihtsalt see soojaks lasta, see hoor ära süüa see näiteks. Siis okei, kõnnin sinna, eks ju, vaatan, et ma ei tea, munnini neid asju seal letis, eks ju, mida ma võtan, siis mul on see, et ma vihkan, absoluutselt vihkan seda poodi, miks ma siin olen, hoor küll, eks ju. Siis võtan need tüüpilised makarad, mida ma alati võtan kastimiga hoor ja siis okei, siis tuleb see minu kord hästi. Olen juba 10 minutit hoor oodanud seal munnini järjekorras, kuna ma selle kauba kätte saan, siis hoor kõnnin sinna kassa juurde, siis vaatan, et mingi munni mööda need turistid on jälle endal selle käru täis toppinud 10 000 munnini džinnipurki ja siis okei, tuleb minu kord ja iga kord, kui ma mõtlen, et hoor, siis ma lähen selle, ma ei tea, kes tegeleb nende kes tegeleb Rimi järjekordadega ja siis mõtlen, okei, et ma ei tea, suust mööda munni, et ma täna ei viit sellega tegeleda, et järgmine kord võtan numbri, et helistan hoor risk, et miks ei tehta seda hoor kiirkassat, et iga viies inimene, kellel on 2 asja näpus hoor, ta peab ootama 30 minutit seal. Esiteks minu hoor lõunapaus läheb täiesti selle peale ära, et ma seisan hoor pool tundi vähemalt järjekorras. Noh, selles mõttes on suht mööda munni, eks ju, et saangi kauem olla ära töö juures, et ma pean hoor neid mõeldaid kliente teenindama. Ja siis ükskord helistasingi siin hoor võttis vastu ja siis ütlesin talle, et hoor, et miks ma pean kogu aeg seisma ühe asjaga pool tundi järjekorras, et ütlesid, et ma ei tea, et mul on suht mööda munni kõigest. Kui munnini tegele, siis selle asjaga ütlesime selle peale hoor. Ja ma ei tea, suht mööda munnini küll nad ei ole sellega tegelenud hoor. Eile sain oma sõbraga kokku. Türa pidi mind aitama hoor jõulupidu korraldada. Munniti sedas mind alt. Hoor pidi selle türa jõulupeal gitarri mängima, aga munni tema türa põhimõtted olid selle vastu. Mis mõttes? Munni hakkasime vaidlema temaga. Mul oli juba nii mööda munni. Tormasin sellest ruumist välja ja hakkasin siis sõpradel helistama, et kes tuleks mulle mängima jõulupeale. Lõpuks leidsin kellegi teise, kes siis minu jõulupeal mängib gitarri ja kuid sellest teisest munnist sõbraks oli mul nii mööda munni juba nagu. Kuna sellise munnitise peale ei saa lihtsalt loota nagu. Ma olen lihtsalt mööda munni sellest kõigest juba. Kui kuulsin telekas sellest, kuradi ortopeedilisest padjast, siis mõtlesin vituke, täitsa hea toode. Kui ära ostsin ja ühe öö selle mul mööda munni, mis padja otsas olin ära maganud, tekkis vituke see tunne. Kuradi vituke padi, munni Mul tuli idee. Ma mõtlesin, et ma sellele kuradi teleka reklaamile veel näitan. Ma saadan nad kõik munni otsa saadan nad kõik. See hoor on alati nii, et mingite vittu asjadega võtab kõige suurem munnitis. Meil oli sügisel workshop ja ma töötasin vittu suure mootorsaega ja vittu grinderiga ja vittu midagi ei juhtunud. Ja mul on tegelikult mööda türa, kui ohtlikud need tegelikult on. Ja kui ma võtsin kätte selle hoora haamri, lõin ma enne vittu 3 sõrme sodiks. Istusin raamatukogus. Hakkasin tegema filosoofia eksamit. Hakkan tegema, üritan keskenduda, aga siis on minu kõrval mingid tegelased, kes vadistavad, sosistavad ja neil on täiesti mööda munni, kas ma olen seal kõrval või ma ei ole seal kõrval. Siis ma kiristan hambaid, panen kõrvad kinni ja üritan keskenduda. Ma teadsin, et nad alustasid enne mind, seega nad peavad mingi hetk ära lõpetama, ja siis ma ohverdasin enda eksami tegemise aega.
lõpetavad ära, mul on jess. aga munni, noh, nad hakkavad täiesti mingil munnitis teemal rääkima ja neil on täiesti mööda munni, et ma seal kõrval olen või et ma seal kõrval ei ole. no mis ma tegin, ma hoidsin seda enda sees ja ma mõtlesin, et munnide mölisete siin kõrval. aga noh, ma ei tea, kuidagi niisugustele hingelistele kunstitudengitele ei tahtnud niimoodi ka öelda pärast neil on. siis ma mõtlesin, et noh, mööda munni kah, et hoian vahelduseks midagi enda sees. aga noh, nüüd ma saan seda siia.